hakkame tegema siin meiki praegu Merilinile ja selle meigi nimi on täpsemalt järsemalt seksikas. Natuke koolimeik. Ja võib öelda nii, et selle meigiga tasub käia seksikalt koolis ja siin juba ma praegu kasutangi ühte sellist väikese puudrit, mis läheb talle näo peale, nagu näed, õrd niimoodi ringikujuliselt, paned näo peale ja paned näo peale. Nii. Kõigepealt siis esimene liigutus läheb selliste sujuvate tõmmetega nina peale ja põse peale ja siis ka natuke teise põse peale. Ja et esiteks valisin sellised kohad sellepärast, et neid kohti tuua eriti välja ja liigutused peavad olema eriti seksikad, sest meigi nimi on ka seksikas õhtumeik. Ja mina väga naudin seda, nagu te näete, tõesti väga mugav ja nauditav on seda, kui teeb seda mulle Kata R. Nii, lõuke on siin natukene suur, aga selle me varjame kohe ära ja nina on suke enam-vähem normaalne. Nii. Lähemalt vaadeldes näete, kui kena see tuleb välja, kui kasutada sellist asja. Järgmine on siis must silmapliiats, mis on väga kallis ja tellitud otse Aserbaidžaanist ja see pannakse kulmu peale ja tehakse kõigepealt niimoodi, et kulmudele joonistatakse väga täpselt kontuurid ja siis täidetakse ära. Muidugi võib teha ka sellised, mis ei täideta üldse ära, aga mina täitsin ära ja teine on nagu ikka minu firma märk, minu signature ja see on siis selline siksak kulm, nagu te kõik kindlasti teate, kui te olete jälginud meie blogi varasem alt. Nii, ja tõesti, see toob naeratuse näole minulegi. Jah, nüüd vaadake lähemalt natukene seda kaunist näolappi, mis enne ei olnudki nii kaunis, aga nüüd on nagu super kaunis, võib öelda isegi, et luksuslik. Nii, ja tõesti nüüd siit on näha, kuidas tõesti see kulmujoon muudab mu näo tõesti väga kenaks ja nii öelda. Ja siis praegu polegi rohkem midagi kommenteerida. Vaadake nüüd natuke aega. Lähemalt. Mina olen väga rahul selle tulemusega iseenesest oma olemuselt. Järgmine asi on siis huulepulk, mille nimi on huulekriipspulk ja see on punane värv ja täpsemalt võib öelda, et see on redise punane. Sellepärast, et see on ka pärit Aserbaidžaanist, sain sealt just ühe väga suure laadungi. Nii, ja siin ma üritan teha siis Merilinile sellised täidlaseid huuli, sellepärast, et see on väga seksikas ja see on õhtul... Ja õhtul, kui tuled koolist, siis ikka on veel peal ja sa oled väga õnnelik selle üle. Ja ikka on täidlased huuled. Ja isegi kui vaadake, kui ilus. Lihtsalt olge nüüd ja vaadake. Nii. Ja isegi need inimesed, kellel on väga peenikesed, võib öelda isegi, et nagu kriipspeenikesed huuled, võivad sellega värvida ja teha paksemaks, see ei saa arugi, see värv on lihtsalt nii tume, et see varjab ära teie päris huuled. Ja nagu näete nüüd siis seda huulepulga numbrit, koodi, isikukoodi ja perekonnanime. Ja seal on see asi ka, et kellel on nutitelefon ja siis paneb selle, pildistab seda koodi seal taga, siis saab seda tellida otse nutitelefoniga minu käest. Tasuta. Siin on lauvärvide komplekt ja see on siis ka selline... See on vist, kui ma nime ei mäleta õigesti, siis selle nimi oli midagi pähklitega. Selle nimi oli minu arust pähklikreemine, lauvärv... Ja pähklid. Palett ja pähklid, jah. See oli pähklid. Nagu näha, siis pähklid on pruunid ja nagu näha on ka meik seal pruun ja see on väga kaunis ja sellepärast, et see on nüüd uus mood ka. Nii. Ja ühe silma, kõigepealt ma tegin silma pealt, ma tegin tumedaks ja silma alt tegin ma eledaks, et tuua esile silmi, et oleks võimalikult selline loomulik look. Seda ma ju siin tahangi saavutada endaga ja Meriliniga ka loomulikult. Aga samas on see ka kooli moodi ja et saaksid sellega käia koolis seksikalt. Ja seksikalt. Siin jah, praegu pole rohkem natuke hajutada ja toonitada ja varjutada on vaja ka. Nii. Ops, no vaadake vaid. Vaadake nüüd lähemalt, see on lõpptulemus, mida üle ma olen väga uhke. SFC.